3 aastat tagasi alustas Yara Eestis rohumaade väetamisprogrammiga ja selle ajendiks oli Soomes 2017 aastal külastatud Nurmi rohumaade mess. Messil me nägime, et meie põhjanaabrid olid kasutusele võtnud uued kõrreliste rohumaassordid ja samuti väetamise programmid. Tänaseks päevaks oleme Eestimaa pinnal teinud 2 aastat katseid ja näinud saagikuse märgatavat juurdekasvu. Oleme saanud ka 10-tonniseid kuivainesaake. Kuidas täpsemalt on Yara programmide kasutusele võtmine Eestis õnnestunud, sellest käisime rääkimas meie põllumeestega. Oleme Kehtna mõisa põldudel ja nii nagu tagaplaanil näha on, siis koristus käib. Marko, me käisime sinuga 2017 aastal Soomes Nurmi rohumaade messil. Ja äkki sa ütled, mis sulle sealt tookord silma jäi? Silma jäi soomlaste ambitsioonikus saada rohumaalt 12 tonni kuivainet hektari kohta saagina. Ja teise asjana võib-olla nende rohumaade segud, mis on rajatud nagu timutipõhiselt. Kui lämmastiku ja kaaliumi olulisusest rohumaadel on räägitud palju, siis kas oli midagi veel, mida sealt kõrva taha panna? Jah, seal näidati ehedalt ka fosfori tähtsusest rohumaade juurestiku arengule ja samuti olid seal katsed mikroelementide tähtsusest. See kõik oli aastal 2017, aga kas ka Eestis on viimase paari aasta jooksul midagi rohumaade väetamise valdkonnas muutunud? Jah, rajatud on mitmed väetamise katsed ja hetkel kõige uuem ja olulisem info tulebki Yaralt. Rajasime ka sinu põldudele ühe Yara Mila NPK'de katse. Kas sellelt katsepõllult on tulnud sulle ka enam saaki? 2019 andmed on olemas ja seal me saime 3 tonni kuivaines lisasaaki. Ja tänavaastane koristus näitab, et ka sel aastal on tendents sinnapoole. Margus, kui me sinuga 2017 aastal Nurmi näitusel Soomes ära käisime, siis meil jäi silma sealt see, et soomlased olid võtnud sellised ambitsioonikad plaanid. 10 tonni kuivainet hektari kohta ja meile tundus see kuidagi sellise utoopilise numbrina või tekitas, võiks öelda, sellise sportliku viha, et kas siis meie siin Eestis ei saagi seda. Küsin sinu käest seda, kas sinu väetamisprogrammis enne seda käiku ja pärast midagi ka muutus? Jah, muutis, et see pani meie nagu suhtumist väetamisse nagu muutma ja lootuses, et me saaksime sama häid tulemusi selle puhult, et kui varem me tegime siin erinevaid väetsi käike, eks ole, ka mitme käiguna, siis see valik aitas meil nüüd selle käigu ühe korraga teha. Et varem kus käis kaaliumkloriidi ring ja lämmastikuring eraldi ja siis hetkel meie valikus ei olnud, eks ole, siis ka fosforit, et mida siin nagu kevadel stardi alguseks nagu võiks vaja olla ja ongi vaja, et rohumad paremini käima läheks, et selles suhtes muutus asi nagu pani mõtlema seda ja nüüd me olemegi hakanud seda rohkem kasutama ja efekti on näha, positiivset efekti. No kui me esialgu neid programme tegemist, see tundus ju hullumeelsena, et me oleme siiamaale kasutanud siin 100-200 kilogrammi kaaliumkloriidi, AN-i, selliseid tooteid. Järsult tuleb Yara, kes ütleb, et paneme 700-800 kilogrammi NPK'd, et see tundus nagu kuidagi mõistuse vastane ja igasuguse loogika vastane, et kas selliste väetamisega see ka ennast ära tasub. Et kuidas sinu kogemused on näidanud, kas see saagi juurdekasv on olnud, on see olnud nii palju tuntav, et see võiks ennast ära tasuda? Et katsed on tegelikkuses näidanud, et tulemus jäi ka selliste normide puhul positiivseks, et esimese hooga ehmatabki ära, et 700-800 kilo hektarile väetist, et see on arutult palju, aga kui vaatasid nagu asja nagu süvitsi, eks siis ta ikkagi tõi enam saagina selle raha nagu tagasi. Et kui kõrvuti kasutada 2 programmi, nagu enda programmi ja siis kõrval, eks ole, Yara programmi, muidu ei usuks, aga sellise näite puhul kogu arvutus ja kulude arvestamine näitas positiivset tulemust ka nii suure koguse väetise koha pealt. Et see katse nagu selles suhtes see tonn kuni 2 kuivainet juurde saada oli väga hea tulemus. Üks asi, millest ei saa kindlasti ka mööda minna, on Yara väetiste kvaliteet. Et teadupärast Yara Mila väetised on ühtlase kvaliteediga ja graanulid lendavad, et kuna teie vist kasutasite ka 36 meetrist tehnorada, siis kui oluline see fakt sinu jaoks on?
kindlasti väga oluline, et väetise voolavus ja täppis külvamine siis on selle jaoks on see ju põhialus, et seda kõike täpselt saada, et mitte raisata väetist, eks ole, sest täna on ikkagi see sama täislaiuse kasutamine sellega tagatud, selle kvaliteediga, et see on oluline, sest siit me võidame juba jõudluses ja see on ka ju kõik ju lõpuks raha. Kuidas suhtuda NPK-de kasutamisele lägaga? Sest et teadupärast paljud põllumehed arvavad, et kui ma olen juba läga alla pannud, ega mulle sinna rohkem pole peale vaja anda, kui annan ainult lämmastikku ja küll ta tuleb. Kuidas sina sellesse suhtud? Et oleme ka teinud vedelsunnikuga väetamist, aga pigem ma näen efekti, lihtsalt sõnnikust minev toimeaine on aeglasem, et näen efekti, et kui ka panna, siis kindlasti lisaks tuleks anda ka mineraalväetiseid, pigem kasutada vedelsunniku puhul väiksemaid norme ja lisaks mineraalväetis, kuigi jääb alati oht, ütleme, sööda puhtuses, kvaliteedis. Võib-olla üks teema veel, mida puudutaks, oleks mikroainete pool rohumaadel, sest et ei ole ju Yaravita leheväetiste kasutamine ehk siis tsingi, mangaani, magneesiumi, nende lisamine väga populaarne olnud. Et kas sinu kogemus on, oled sa leheväetiseid rohumaadel kasutanud või pigem mitte? Ei olnud kasutanud, aga seesama Soomes käik pani selle peale aina rohkem mõtlema, et eeldatavasti ja arvatavasti nii ka on, et läbi rohusööda loomale teatud mineraalid, kui jõuavad, et on kindlasti loomal paremini kasutatavad. Kindlasti on Yara-väetiste kasutamine 1 hektari kohta, mille maksumus on tunduvalt suurem kui Vene väetiste puhul. Üheks küsimuseks, et miks ma peaksin sinna nii palju investeerima? Aga kas siin ei või olla taustal see, et meil on maa praegu, võib öelda, liiga vabalt käes ja veel liiga odav võrreldes soomlastega, kes püüavad 1 hektari kohta intensiivsemalt majandada? See nii ongi, et millised maakasutusvõimalused igalühel on, et seesama hektari pealt suurema tulu saamine, mis ongi nagu soomlastel selle eesmärgiks olnud selle, ütleme, või saagi, eks ole, 12 tonnise kuivainega saagi, meil nagu täna ei olnud sellist eesmärki. Aga kui meie maahinnad, mis ka kindlasti iga päevaga tõusevad, muutuvad, siis me hakkame ka sedapidi mõtlema. Sa ei pääse sellest. Kui me sinuga Soomes Nurmi rohumaade messil käisime, siis mis asi oli tookord see, mis sulle sealt kõige rohkem silma jäi või võib-olla kõige rohkem üllatus? Kogu meie põllumeeste grupp üllatus soomlaste Yara meeskonna püüdlustele viia kultuurrohumaa saak nii kõrgeks, et ühele lüpsilehmale piisaks 0,5 hektarist rohumaast. Kui me küsisime nende käest ju, et kuidas teil ennem see rehkendus oli, siis ta pigem oli nii nagu Eestiski, et 1 hektar kultuurrohumaad ja üks lüpsilehm. Eks me uurisime ju tausta ka, et kuidas nad seda proovivad saavutada. Ja eks seal on siis 2 põhifaktorit. Üks on kindlasti väetusvoon ja väetised. Teine ja ma arvan, et mitte vähem tähtis on ju ikkagi taimik ja taime kooslus. Et kui me siiamaani oleme ikka suure rõhu pannud aluskõrrelistele, karjamaraiheinale, siis Põhjamaades ja eriti Soomes mängitakse pigem pealiskõrrelistele ja Soomemaal just nimelt erinevatele põldtimuti sortidele. Tagasi tulles nüüd oleme Eestis ka rajanud need katsed, et ka siin sinu põldudel ja ütleme, saagikuse juurdekasv on olnud tuntav. Kui me räägime 1,5 tonni kuivainet hooaja kohta hektari pealt rohkem, seda on omajagu. Aga ma saan aru, et veel teine faktor selle juures on ka sööda kvaliteet. No sa pidasid seda 1,5 tonni rohkem kui meie nii-öelda tavaviljelusviisil. Kuivaines me saime siis tõepoolest, ütleme, Yara katse pealt enam saaki. Et 1,5 tonni kuivaines, see tähendab ju tegelikult korrutame 3-ga, see on siis 4,5–5 tonni hektarilt silo rohkem, närbsilo rohkem. Ja see number meil oli ju 9 kilotonni juures kokku. Kui me võtame nüüd kogu, siis me saime eelmisel aastal ligikaudu 9 tonni kuivaines, see on siis napilt alla 30 tonni närvutatud silo hektarilt.
et kahtlemata see saaginumber tegi rõõmu, aga veel tähtsam saagi kõrval on ju sööda kvaliteet. Ja siis rõõm on ju tegelikult tõdeda, et ega me sööda kvaliteedis järgi ei andnud. Et mis mul selle juures veel enam meeldis, oli see, et kui pigem kipuvad meil proteiini sisaldus kõrgeks minema, siis sellise kuivaine saagi juures, mis on ka ühtepidi loomulik, jäi toorproteiini sisaldus 16% juurde, mis tegelikult sööda aspektist, looma aspektist ja söödaratsiooni koostöö aspektist on positiivne. Oleme nüüd jõudnud siia meie tootmiskatse põllule ja millele sa siin tähelepanu juhtida tahaksid, Are? No kõigepealt sellele toredale mõõteriistale. Sellega saame määrata siis saagi, antud juhul kuivaine saagi. Ja me eelmine aasta seda testisime ja pean ütlema, et peab paika küll enam-vähem, et tubli tööriist. Meil oli eelnevas arutelus teemaks ka seemnesegu ja kui meil siiamaani pööratud rõhk aluskõrrelistele, siis soomlased pööravad rohkem rõhku pealiskõrrelisele ja põldtimutile. Ja iga põllumees teab ka seda, et juba 90-ndatest ja varem veel on meile räägitud siin sakslaste ja soomlaste ja inglaste poolt, et hakka silo niitma siis, kui rohumass on 18 sentimeetrit kuni 22 sentimeetrit. Aga võta näpust, see samune mõõteriist näitab meile, et soomlane hakkab alles 30 sentimeetrist ülespoole mõõtma. Siin veel ei ole mitte midagi. Ja siin see teema ongi peidus, et räägime ju mitte aluskõrrelistest, vaid timutist kui pealiskõrrelisest. Esimene saak, kui me siit võtsime, siis oli kuskil alla 5 tonni kuivaines, see tähendab kuskil üle 70-74 sentimeetri kõrgusel. Ja ma tahaks ütelda ka seda, et tegelikult see on vist suhteliselt maksimum kõrgus, sellepärast, et kohati esines juba siis lamandumist. Aga tegelikult, kui me saame esimesest niitest juba seal 5 tonni kuivaine saagi alla ja see teeb meil kuskil siis 13, 14, 15 tonni närutatud silohektarit, siis see on ju super tulemus. Suurepärane. Et mida peab tunnistama, et 10 päeva tagasi, kui siin põllul olin, siis olin päris nukker, sellepärast, et see põud oli oma jälje jätnud ja tegelikult timut nägi suht tagasihoidlik välja. Praegu on sooja, praegu on niiskust ja tegelikult, kui me selle kooldunud taimiku üles tõstame, siis ma julgen teile lubada, et kui me nüüd siin paari päeva pärast hakkame silo tegema, siis 2 tonni kuivaines ehk 6 tonni tuleb närutatud silo hektarilt. See on siis teine niide. Ja üks tähelepanek veel, et tegelikult ega põllumehele see juba enam ei meeldi. Ja kui soomlastel on segus 3, võib-olla ka rohkem põldtimuti sorti ja kogu see segu koosnebki timutist, aruliku aruheina juurde, siis meie panime juurde siia ka karjamaraiheina aluskõrrelise. Aga nagu näeme, karjamaraihein juba õitseb, see tähendab, tema viib selle massi seeduva kuivaine ja kvaliteeti pigem allapoole. Kiu osakaal siin oluliselt tõuseb. Nii et kui me nüüd järgmine aasta rajame kultuurrohumaa, siis ma vast võtan karjamaraiheina välja. Jätame erinevad põldtimuti sordid. Nii et kokkuvõtteks võib öelda, et sellelt katsepõllult tuleb siin saaki küll. No, et põllumees loeb tibusid siis, kui nad juba suured on, aga ma arvan niiviisi, et esimene saak oli meil siin siis kuskil 4,7 tonni kuivaines. Praegu tuleb 2 juurde ja ma arvan, et siit praegu on ju siis juuli keskpaik, aga siit tuleb 2 niidet veel, kui just ilm vingerpussi mägi. Ootame ära! Paavo, eelmisel aastal me rajasime sinuga koos ühe katse ja meil oli kevadel selline väikene diskussioon, et kui varakult väetam minna. Et mina ütlesin, et läheks nii vara, nagu põld kannatab ja sina ütlesid, ei, et pigem ikka hiljem jüripäeva paiku. Et mis sellest katsest tookord sai? No see jutt on päris tõsi jah, et tegelikult mul siiamaani kõik need aastad, mis me Männiku piimas oleme silo teinud,
ma olen rohumaad väetanud kuskil ütleme 20–25 aprill selles vahemikus. Ja miks ma seda olen teinud? Soome katsetes ma kunagi nägin, et see oli nagu kõige optimaalsem periood ja kuidagi ühtemoodi ühe mustri järgi väetasin kõik aeg. Aga tänu nüüd sellele katsele jah, oli plaan, et no katsetame siis. Ja me tegime niimoodi, et me jarakatset siis väetasime 1. aprillil ja nii-öelda oma põllu poolt ma väetasin 22. aprill. Väetis oli jaaraväetis 25-15, 300 kilohektari peale. Ja noh, eks me ju koos seda põldu jälgisime, et tegelikult esialgu tundus, et mul on õigus. Tuleb tunnistada, ma käisin põllus ja ise pidin nii-öelda vahepeal ütlema nukralt, et tuleb müts pihku võtta, et sinu pool nägi tegelikult parem välja. No mul oli päris hea tunne kõik aeg seda vaadata jah, et ilmselt mul ikka jääb õigus. Aga lõpus juhtus mis meil? No, kui koristamine kätte tuli ja tegelikult ma ei uskunud oma silmi ja õigem oleks öelda kaalu, sest me tegime see kuivaks heinaks. Ja ma detailselt mõõtsin selle põllu üle ja hektari saagi vaheks tuli tegelikult 1 tonn. Ja see on kuivaheines? See on kuiva heina puhul, jah. Ja nimelt siis, mis me 1. aprill väetasime, sealt me saime 5 tonni hektarilt kuiva heina ja mis me väetasime siis nii-öelda minu plaani järgi 22. aprillil, sealt me saime 4 tonni. No tundub jah, et ega mitte midagi siin ilmas pole nagu jäävat, et teeme kõik aeg ühtemoodi. Ja see aastal 2020 ma väetasin esimese ringi 30. ja 31. märtsil. Ja selle aasta esimene saak ju tegelikult oli ka korralik. No, saak oli võib öelda tugev kohe. Väga rahul. Superluks, seda on hea kuulda. Rohumaade väetamise ja kvaliteetse rohusööda lõppeesmärk on ikkagi kvaliteetne piim.